Tere tulemast tagasi, head Oomika podcasti kuulajad. Meie oleme Michelle ja Annika ja oleme jõudnud tagasi stuudiosse salvestama. Täna on meie emotsionaalse intelligentsuse seeria 7. episood, milles käsitleme ärevust ja hirmusid. Kuna Sedona meetodis on hästi täpselt välja toodud emotsioonide skaala, mis on tegelikult aluseks kogu inimese tundeelu mõistmiseks, siis kui keegi tunneb huvi, on ka see skeem leitav Oomika Facebooki lehelt, kust saab täpse ülevaate, mille järgi me neid podcast'e teeme. Aga ilma pikema sissejuhatuseta, Annika, annaksin sõnajärje sulle. Kõige parem asi, mis minuga varases nooruses juhtuda sai, oli see, et ma täpselt defineerisin oma kõige suurema hirmu. Minu kõige suuremaks hirmuks oli elamatus. Selline so life, vindumine, mugandumine, keskpärasus. Ja see täpne definitsioon hakkas tööle selliselt, et kõik teised hirmud tundusid selle kõrval nagu naeruväärsed. See definitsioon, mida ma avastasin, see lõi peas sellises ebatavalise selguse, mis on kandnud mind kogu ülejäänud elu. Ja ilma selleta poleks mul põhjust neid podcast'e teha. Siinkohal tahan veel teha sügava kummarduse oma emale, kes lapsepõlves mulle selle sisse juurutas. Lasertäpne kirjeldus mingist asjast mõjub nagu välk. Ta puudutab. Ta lööb nagu õhu puhtaks, segadus udust ja sudust. Ja selle järel tekib taipamine. Ja taipamise tulemusena sa näed järgmist sammu, mida pead tegema. Igasugune vindumine. Kõik selline elu, mida inimene elada ei taha, saab aset leida ainult segaduses. Ja just vindumine on see, kuhu ärevus ja hirmud su juhivad, kui sa lased juhtida. Hirmud justkui paralüseerivad su elususa. Ja täpselt nii, nagu sa ütlesid, nii surevad inimeste unistused. Selliste unistustest loobumistega peab olema hästi ettevaatlik. Kui need järjest teha, siis inimene nagu mandub. Irdub, jääb üksi, sest ta ei saa seda, mida ta tegelikult elada tahaks. Ja vaikselt hakkab inimene loobuma oma vitaalsetest jõududest üldse. Ja kui sa nendest loobud, siis sa justkui nagu suretad ennast välja. Valdav osa inimesi kogeb suurem osa oma elust ärevust. Me sõna otseses mõttes elame hirmudes ja ärevuses. See on nii totaalne, et väärib pandeemia nime. Ja see põhjus on hästi lihtne. Maailm meie ümber on absoluutselt ebakindel. Ehk sisuliselt iga asi hakkab lagunema samal hetkel, kui ta sünnib. Erinevalt apaatia ja kurbuse klassi emotsioonidest on ärevus natuke kõrgemal, ehk tegemist on aktiivse negatiivsusega. Tegelikult on see sinu puhas elujõud, mis on natukene vales vormis. Inimese kõige sügavam baasvajadus on turvatunne, mis omakorda on seotud ellujäämisinstinktiga. See on nii laiaulatuslik, nii kõike hõlmav, et sa tegelikult suudad teadvustada vaid tillukese osa sellest jõust. See turvatunde ellujäämisinstinkti vajadus läbistab inimese elu nagu seeneniidistik. Kuna aga elus ei ole midagi kindlat, siis me kardame elada ja seda sõna otseses mõttes. Ehk selles on elu suurim paradoks. Ellujäämisinstinkt, mille ülesandeks on garanteerida elu jätkuvus, faktiliselt lõhub meie võimekust täiega elada. Ja selle paradoksi lahti hammustamine võtab enamusel suurema osa elust. Mõni ei jõuagi selleni, ehk elabki kogu elu vindudes. Ja see otsus, mis ma noorena tegin, et ma keeldun elamast elamatuses, seadistas mu elu teise äärmusesse. Ehk mu elus on olnud meeletult elu. Aga sellel on olnud oma hind. Ehk selline elu nõuab oma hirmude lahti häkkimist. Nagu ärevusest välja õppimist sõna otseses mõttes. Enamus inimeste elusid pole midagi muud kui üks gigantne kompensatsioonimehhanismide sett ärevuse leevendamiseks. Kui need kompensatsioonimehhanismid mingil põhjusel lekivad või me kaotame mõne neist, näiteks elukaaslase, siis kogu see massiiv hakkab kobrutama pinnale ärevushäirete, paanikahoogude, neurooside, foobiatena. Ärevus ja hirm kipuvad eskaleeruma.
piisab, kui ühes valdkonnas elus lähevad asjad keeruliseks, siis ärevus nakatab otse kohe ka kõiki teisi. Ja tulemuseks on järjest suurenevad piirangud. Ja nii meie elu justkui kuivab kokku. Kui me sinna kiilu vahele ei löö, kui me lubame sellel toimuda, siis järgneb kolinal kukkumine emotsioonide skaala madalamatele tasanditele, passiivse negatiivsuse mängumaale. Äärmuslikul juhul lõpeb see täieliku staatikaga. Ehk inimene põhimõtteliselt ei julgegi nagu enam midagi teha, ei julge kodustki välja minna. Sest ta näeb kõikjal ainult ohtusid. Ükski toit ei ole enam piisavalt orgaaniline, ükski riie pole piisavalt öko, õhk õues on saastatud, teised inimesed toksilised. Ehk põhimõtteliselt täiesti terve inimene paralüseerub. Hirmude skaala on tohutu. Ta algab kergest ebamugavusest ja ebakindlusest kuni paanikahoogude ja paranoiani. Üks hirmude erivorme on mured. Need on kroonilised hirmud. Hirmudes sa tunned ennast blokeerituna, takerdununa. Sa muutud liiga ettevaatlikuks, pingestud, tõmbud kaitsesse, muutud usaldamatuks, jäigaks, arglikuks, pelglikuks, kartlikuks. Selline halli iire sündroom on paljudele tuttav kindlasti. Ehk sisuliselt sa oled lõksus. Mida sa siis tegelikult kardad? Kergem oleks küsida, mida sa ei karda. Tegelikult on see jällegi hästi lihtsasti taandatav ainult ühele. Tegelikult sa kardad valu. Nii füüsilist, aga palju rohkem emotsionaalset valu. Ja selles valu hirmus kardad sa elada ja kardad armastada. Sa kardad lähedust, aga kardad ka üksindust. Kardad nii jumalat kui põrgut põhimõtteliselt. Kardad haigusi, kardad pulbitsevalt täierinnal elu, kardad mõjuda naeruväärselt, saada põlualuseks. Väga kardad sa läbi kukkuda, olla mitte piisav. Kardad kriitikat, kardad, et sind ei võeta punti kuskile, kardad kaotada kontrolli, kardad, et sinuga manipuleeritakse, kardad saada paljastatud, sest püüad meeleheitlikult näida parem sellest, kelle nad tegelikult tunned. Kardad vägivalda, kardad vastutada, kardad väga toetuda iseenda jõule. Väga kardad sa tunda ennast halvasti. Ja sul on hirm, isegi hirmu enda ees. Siis on veel selline nähtus nagu tervise ärevus, ehk see on hirm nakatuda ükskõik millesse. Ärevuse ja hirmude kõrval on olemas ka hirmu puhas vorm. See, mida me kogeme hirmusööstuna. Sellega paradoksaalselt on kõige lihtsam hakkama saada ka sellest natuke edaspidi. Ja natuke pikemalt peatume ühel hirmu erivormil, mis on hästi alateadvustatud. See on hirm vastu astuda. Vastu astuda millelegi või kellelegi, mis läheb nagu sinu põhimõtete või arusaamiste vastu elus. Näiteks sa näed, et tehakse midagi, mis läheb su südametunnistuse vastu. Läheb nagu terve mõistuse, aususe, inimlikkuse vastu. Näiteks koolis kiusatakse kedagi. Mingis seltskonnas räägitakse kedagi julmalt taga. Ja sinust tekib kas selline püha viha või terav õigluse tunne ja sa tunned, et sa pead nagu vastu astuma, et sa pead selle lõpetama. Sa nagu tahad seda teha, aga sa ei julge. Ja sa ei tee seda ja sa tunned, et midagi sinus nagu sureb natuke. Et sa läksid enda südametunnistuse vastu, et sa ei meeldi endale enam sellel hetkel. Ja see kogemus jääb sulle meelde. Ja ta võtab killukese sinu enesehinnangust endaga. Kui sellised inimesed või sellised olukorrad jätkuvad, siis sellistest inimestest, kes ei julge vastu astuda, nendest saavad manipuleeritavad. See võib toimuda ka peres. Peres siis meestest saavad tallalused, naistest koduvägivalla ohvrid, neid nimetatakse sinihabeme naisteks. Aga miks sa siis ei julge?
miks sa ei julge inimlikkusele kutsuda, eriti kui on tegemist mingi inimgrupiga. Ja siit avaneb üks hirmu kõige kardetumaid vorme, sest rohkem kõigest kardad sa saada avalikult häbistatud, nagu alandatud. Sa kardad, et kogu see grupp, kui tegemist on grupiga või pere, pöördub siis sinu vastu. Ehk palju lihtsam on nähtamatu olla. Ja see hirm on nii halvav. Suur osa sellest nii alateadvustatud, et just seda on kasutatud aastatuhandeid inimestega manipuleerimiseks ja nende allutamiseks. Üleilmises podcastis me põgusalt puudutasime manipulatsiooni ja selle ühte eriti sellist suurejoonelist vormi ehk sekti anatoomiat ja siis süütunda osa sellest. Süütund on nagu sekti vereringe, ilma milleta ta kokku kukuks. Aga sekti teine põhirelv süütunde kõrval on hirm avaliku häbistamise ees. Ja selleks kasutatakse niinimetatud näidispoomist inimesega, kes avastab süsteemis mingi vea või petuskeemi ja julgeb vastu astuda. Ja kes julgeb kritiseerida siis kas seal toimuvat või seda juhti, kes seda toimetab. Ja seda näidispoomist tehakse tihti asjaosalise selja taga. Nii et tal pole võimalust ennast kaitsta. Vahel harva ka tema juuresolekul. Ja need inimesed, kes seda pealt näevad, see on nii õõvastav, et tekib selline kerge šokilaadne seisund paljudel. Ja see omakorda salvestub alateadvusesse surmaohuna. Ei rohkem ega vähem. Ja mis omakorda siis edaspidi peaks eos välistama igasuguse vastuhaku ja seega sekti jätkuvuse. Ehk see on selline arukuse vaba alistumise tööriist. Kui sellist näidispoomist reaalselt ise oma silmaga näha, siis ei jõua ära imestada, kui täpselt skripti järgi see töötab. Nagu kaasaegne inkvisitsioon. Ja sellega saab hoida inimesi hirmu all. Kuna ma sain pärast seda manipulatsiooni podcasti kahelt selliselt inimgrupilt väga huvitavat tagasisidet, siis lähiajal teeme sellest eraldi osa. Kuna Sedona meetod loob selles hästi suure selguse, annab väga täpsed karakteristikud, kuidas sekta ära tunda, millised on esimesed ohumärgid, millised juba tulipunased märgid ja kusjuures need avalikud häbistamised käivad nende viimaste alla. Ja selle kohta öeldakse eriti karmilt seal, et see on spiritual rape ja mille mõju võib olla siis nõrgematele laastav. Ja teiselt poolt siis annab Sedona meetod selge teadmise, millistele kriteeriumitele vastab puhas õpetus. Ehk annab pidepunktid, et ennast mitte kahjustada lasta. Ja veel kord, see on ainult täpne diagnoos. Ärevuse, ebakindluse ja hirmu vorme on tegelikult meeletult palju. Ja mõneti kogu see podcasti seeria on ärevusest tagasi nagu elu sellise helgema poole peale tagasi juhatav. Et täna me jõuame sellise tillukas osa sellest ja teistes osades edaspidi me tuleme ikka jälle ärevuse juurde tagasi. Anname siis sellise meetodi, kust saaks hakata seda ärevust kindluseks tagasi muutma. Ärevuse ravi on tema vastand. Tema vastand ongi kindlus. Kindlus kõige sügavamal tasandilt tuleb elust endast. Ehk sellest, kes sa ise olemusoluna oled. Pöördest, millel põhinevad kõik sellised päris õpetused ehk võimekusest tagasi tulla pinnapealsuse ärevusest, sügavuse rahusse ja sealt sellist sügavat kindlust leides. Sellest me oleme rääkinud eelmistes osades. Ehk need baasteadmised jäävad alati, ükskõik millist emotsiooni me ei puuduta, baasteadmised jäävad alati samaks. Täna lihtsalt natukene teise nurga alt räägin. Nüüd ainus võimalus ennast elus kindlana tunda on toetuda õigetele alustele, mis omakorda hästi lihtsas nagu inimlikus vormis igapäevases elus on üllatavalt kokkuvõetav ühte lausesse. Ära tee pattu. See kõlab nagu kristlik manitsus, aga tegelikult taandub see talupäevatarkusele ehk ära lihtsalt lõhu elu. Ära tee midagi, mis on elu vastu.
Siit võib tekkida järgmine küsimus, et kuidas seda eristada. Jällegi väga lihtsalt. Sa tead seda, nii lihtne see ongi. Sa absoluutse kindlusega tead igal hetkel, kas see, mida sa teed, on õige või mitte. Iga inimese sees on selline õhkõrn näidik, kui seda natukenegi kuulda võtta. Seda nimetatakse südametunnistuseks. See, mida sa teha saad, on teha otsus. Ma mitte kunagi ei tee midagi oma südametunnistuse vastu. Olgu minu vastas või terve leegion. Kui sa teed selle otsuse, ehk sisult ma olen aus ja ma olen julge, sest ausus nõuab julgust. Need kaks töötavad nagu paaris rakend. Siis samal hetkel, kui sa selle otsuse teed, käivitub taotlus. Kõige vägevam jõud üldse, mis sul on. Ja sellisest otsusest tekib nagu kuum tuum sinu isiksusse, mille ümber kogu su elu ümber seadistub. Ja su saatus muutub. Ei rohkem ega vähem. Kui see otsus on läbi teadvustatud, taotlusega tehtud, siis seda on tunda kohe jõu juurdevooluna. Selline otsus muudab radikaalselt sinu minapilti. Ehk sa hakkad endale meeldima. Päriselt sügavalt meeldima viisil, millega kaasneb tavatu turvatunne. Ja millel pole mingit pistmist nartsissismiga. Sisuliselt sa teed kvanthüppe emotsioonide skaalal julguse tasandile. Ja nagu me varasemalt oleme öelnud, on see esimene tasand üldse, kus turvatunne muutub baasseisundiks. See on tasand, kus ei passiivsed ega aktiivsed elu lõhkuvad energiad ega emotsionaalne valu ei ranni sind enam. Allpool ausust ja julgust apaatsetes, depressiivsetes või agressiivsetes seisundites on tegelikult kogu su elu üks suur valu. Ja üks suur põgenemisstrateegiate jada selle valu eest. Julguses sa ei tooda enam valu juurde, sest sa ei tooda juurde enam valu põhjuseid. Kõige sügavamal tasandil igasugune emotsionaalne valu saab sinus olla vaid selle tõttu, et sa oled kunagi midagi teinud, mis on elu kahjustav. Nii kui sa otsustavalt lõpetad elu lõhkumise, antakse sulle võimalus seda intensiivselt ja kiiresti parandama hakata. Ja see võimekus kasvab eksponentsiaalselt. Mida otsustavamalt ja jõulisemalt sa asud elu üles ehitama, seda rohkem sulle jõudu juurde antakse. Suurema jõutasemega käib kaasas eristamisvõime paranemine ehk arukuse kasv. Mida rohkem sa õigeid asju teed, seda lihtsam on neid ära tunda ja valida. Ja omakorda elu edendada. Ehk tekib nagu selline ülespoole keerduv nõiaring või spiraal. Ja just nimelt valida läbi eristamise, sest lõpuks taandub kogu elu ainult valikule. Ja alates julguse tasandist saad sa selgelt aru, et see valik on kõige peenemal tasandil. Me valime läbi oma fookuse, teadlikkuse fookuse, tähelepanu. See otsus üksi ei tähenda, et kõik negatiivsed emotsioonid on nüüd kadunud, seda mitte. Aga sul tekib drastiliselt teine suhe nendesse. Ehk lõpeb põgenemine ja lõpeb kogu valskus. Sa ei luba neil ennast enam juhtida ja seega nad kaotavad oma võimu sinu üle. Sest ainus võim, mis emotsioonidel sinu üle on lummuse võim. Ja see ärevuse lummus kestab täpselt nii kaua, kui sa lased end lollitada ehk oma elujõudu kurnata. Sest sa lihtsalt ei tea, et saab ka teisiti. Alles julguse tasandilt saad sa piisava arukuse ja jõu. Näiteks see toona meetod võimselt tööle hakkaks. Et sa saaksid iga üleskerkivat emotsiooni transformeerida tagasi puhtaks elujõuks samal hetkel, kui ta trigerdub ja sa märkad teda. 90% minu tööst selle 25 aasta vältel taandub tegelikult täpselt defineeritud teadmiste andmisele, et inimene suudaks sellise otsuse teha. Sest ei ole teist teed ärevusest välja. Lihtsalt ei ole. Muutus algab alati selgusest. Selgus algab julgusest. Julgusest teha otsus olla julge. Tundub nagu paradoks, aga nii see on. Julgusest oma elul otsa vaadata ja eelkõige julgusest toetuda elu põhitõdedele.
sest ainult nendele toetudes on võimalik ärevusest välja saada. Üks nendest põhitõdedest on Lester Levensoni kirjelduses think only what you want. Mõtle ainult seda, mida sa tahad. Ehk julguse tasandil tuleb inimesel nii palju jõudu eristamisvõimet juurde, et ta taipab ära, et ta tegelikult ise ei mõtle. Kuigi ta on seda kogu aeg arvanud siiani. Ehk mõtted käivad nagu lõputu jada ja enamus nendest mõtetest ongi see põhjus, miks ta on ärevuses kogu aeg, ehk nad toodavad ärevust. Üks elu põhitõdedest on see, et mind is only creative. Mõtted määravad kogu su elu. Mõtted on nagu skript, nagu su elufilmi käsikiri. Ehk kui sa vaatad oma elu ja vaatad oma mõtteid, siis nad kattuvad üks ühele. Ja kuna see mõttevool on pidev ja kogu meie elu on selle poolt juhitud, siis on ülimõistlik ka see osa enda elus korda teha. Üks teadmine, mis mu õpilasi on väga palju aidanud, on toetuda 2 lausele, mis aktiveerivad vastava kogemuse, mille teadmine omakorda on üks normaalse ehk ärevuse vaba elu alustaladest. Sedona meetod õpetab esimese asjana ise mõtlema, ehk taotluslike mõtete kaudu oma emotsioone nii vabastama kui aktiveerima. Ehk läbi selle ta õpetab oma elu juhtima. Ja kui seda on piisavalt tehtud, siis inimesel tekib hoopis teise vabadusastme võimalus. Esimene vabadusaste on vabadus emotsionaalsest valust ja vabadus sellest piinavast väljapääsmatuse tundet, et sa ei saa midagi muuta. Ehk esimesed vabadusastmete tulemused on see, et sa hakkad ise juhtima ja su elu muutub järjest turvalisemaks, järjest huvitavamaks, elujõudu tuleb juurde. Ja sealt edasi, kui sa oled justkui piisavalt mänginud oma juhtimisvõimekuse ja elu paremaks tegemisega, võib tekkida võimalus läbi sinu enda soovi, et sa soovid jõuda ebatavalise turvatunde ja rõõmu seisundisse, mis on natuke sügavamal tasandil, mis on enne mõtteid ja seda nimetatakse päris vabaduseks. Aga alustada tuleb alati sellest kohast, kus sa parasjagu oled, teha see korda. Aga et ei jääks teoreetiliseks, siis teeme ühe praktika ehk midagi, mis kohe jõuliselt tööle hakkaks. Luba endal häälestuda nende sõnade taga olevale reaalsusele ja et vältida sellist asja, mida nimetatakse monkey mindiks ehk su tähelepanu hüplemist, siis alguses on hästi mõistlik ühendada esimene sõna sissehingamisega, teine sõna väljahingamisega. See on ainult abivahend. Teadvusta, et sa hingad. Järgmine kord, kui tuleb sisse hingamine, ühenda sellega teadmine mina. Mina olen. Väljahingamisel lihtsalt lõdvestu. Tee seda selliselt, et see mina olen sõnadena mõjuks taotlusena, ehk seal sees on sinu soov, mis viiks su vastava reaalsuse ehk enese kogemisele. Mina olen ja välja hingates lõdvestu lihtsalt. Nüüd lisa väljahingamisele taotlus rahu. Sisse hingates mina olen, häälestudes enda olemasolu kogemisele. Välja hingates rahu. Sest rahu on sinu nagu esimene parfüüm. Esimene kogemus, mida sa koged iseendana. Ja avasta, et läbi selle sa lõid nagu kiilu pideva ärevuse rattasse. Lihtsalt jätka sellega. Mida sa praegu tegid, on see, et sa valisid ise mõelda 3 sõna. Aga valisid mõelda niimoodi, et need mõtted oleksid tegusad.
neid nimetatakse taotluslikeks võtmesõnadeks. Ja avastad, see hakkab kohe tööle, kohe. Ja see tulemus on hea. Tulemus toodab sulle selgust, rahu ja kindlust. Ja nüüd tea, et see kogemus, kuhu sa jääd pärast sellise kerge sellise meetodi või praktika järgselt, eks hakkad kogema ise ennast, see tegelikult ei olegi mingi praktika, see tulemus. Et see päris sina seal sees on üdini hea. Ja et see headus natuke hakkaks esile tulema, võid omakorda teha taotluse. Mina olen üdini hea. Ja lihtsalt luba, et see tuleks natuke esiplaanile kogemusena. Ja avastad, midagi muutub. Nüüd, kas saab olla põhimõtteliselt mingi olukord, kus sa ei saa seda kasutada? Ehk olukord, mis võtaks sinult võimekuse ise mõelda. Võt selliseid teadmisi nimetatakse tõeks. Ehk tõesed teadmised töötavad igal pool, igal ajal, iga inimese jaoks. Kui ainult meelde tuleks neid kasutada. Kuna ärevus on ise võimenduv, ehk sa kütad teda ise oma mõtetega, ise endale aru andmata. Ehk mida ärevam on seisund, seda ärevamad on mõtted. Ja seda ärevamaks läheb veel see seisund. Ehk see on nagu selline nõiaring emotsionaalsesse põrgusse. Ja nüüd piisab, kui see mõttetunde tandem katkestada. Ehk piisab, kui lüüa sinna vahele teine mõte. Ja õrnalt, aga kindlalt sellest kinni hoida. Ja su ärevus taandub väga kiiresti, nagu sa kogesid just. Sest sa ei pane enam puid alla. Seda ma nimetan õlekõrre meetodiks. Ehk sa õrnalt kergelt hoiad oma õlekõrrest kinni, milleks on siis see nagu päästev mõte, näiteks mina olen rahu. Ja teistesse mõtetesse ega protsessidesse ei lasku. Just selle õrnus, kergus ja lihtsus annab talle toimejõu, nii kui sa hakkad võitlema millegagi, oled sa juba ärevusest tagasi. See on selline kerge, nagu esimest vabadust toov teadmine. Ta küll ei transformeeri energiat, aga ta vabastab su selle mõjust. Ja see on juba vabadusastme kasv ja mitte väike. Ehk muuda oma mõtete suunda, see on väljapääs väga hulludest olukordadest. Luba sügavalt enda sisse sööbida teadmisel, ma olen inimene, ma saan valida. Ma saan alati valida. Kohe praegu sa saad valida uue mõtte ja kui sa natuke juurde õpid, siis sa tegelikult saad alati valida ka emotsiooni, mida sa koged. Kui sa ainult soostud natuke juurde õppima. Veel üks tore selline tilluke praktiline tööriist, mis jälle kogemusena või tagasisidena on inimesi aidanud, on võtta selline teadmine, mis on minu mõnus mõte. Ehk nii kui sa tunned, et sa tunned ennast halvasti, juhul kui sul veel ei ole teadmisi emotsioonide vabastamisest, siis lööd kiilu mõtetesse läbi selle mõtte. Ehk ta nagu siuke ümberpöörangu mõte, kiilu löömise mõte. Ja siis vaatad, mida sealt edasi võiks, kuhu võiks oma elu juhtida. Podcasti alguses ma mainisin, et ärevuse ja hirmude kõrval on olemas ka hirmu puhasvorm. Ehk see, mida me kogeme hirmus sööstuna. Ja sellega on paradoksaalselt kõige lihtsam hakkama saada. Ta tuleb lihtsalt avasüli vastu võtta. Lubada tal tõusta üles teadvusesse. Lubada mõjuda iseendale ja avardada oma teadvust. Sest puhas hirm, selle puhas vorm on teadvus enda energia, algenergia. Ja kui sa lubad tal ühineda oma teadvusega, läheb su pea selgemaks ja hirm tundena kaob ära. Kui sa kas või natuke hakkad oma hirmude püünistest ennast lahti haakima, hakkab tagasi tulema elu maitse. Sa avastad endas järjest ja järjest omadusi, mis puuris elades olid nagu varjusurmas.
sa vabaned nagu mingist painest, mis kogu elu varjutas. Sa hakkad avastama oma võimekust, oma andeid, puhast naudingut tegutsemisest, mis valust vabanedes muutub flow'ks, vooseisundiks. Avastad, kui äge on elada aktiivselt, suhelda teiste sarnastega, iga päev natuke ennast ületada, elu aktiivselt tundma õppida ja kaasa aidata, kus sa saad kaasa aidata ja edendada ja leevendada midagi. Hirmude ja ärevuse küüsis elades on su pidevaks kaaslaseks süütunne, ehk see kõige halvavam tegelane emotsionaalsel skaalal, millel on vägi kogu sinu elu täiesti ära lõhkuda. Aga seda ainult siis, kui sul puuduvad teadmised manipulatsioonist. Kui natukenegi elu enda ümber mõistma hakata, siis varem või hiljem avastad, et kogu elu on üks suur kool. Ehk see ongi kool nagu õpetus ärevusest headusesse ja headuse järjest sügavamatesse vormidesse kuni päris armastuseni. Ja elu on nii helde, et teatud arukuse astmest on võimalik hakata kasutama kiirteed kindlusesse tagasi. Ma olen intensiivselt otsinud ja läbi proovinud erinevaid lähenemisi, kuidas kiirendada seda koolis käimist. Ja esindan ise praegu seda, mis minu jaoks on selle ala tipp ja selleks on Sedona meetod. Milles siis seisneb selle erilisus? Nagu kõik teised päris õpetused esindab ta universaalset tarkust. Ja kuna ta on avastatud füüsiku poolt, see tähendab kirjeldus on meie kultuuris mõistetav. On ta puhastatud kogu vahust ja on ülimalt pragmaatiline. Ta alustab kõige akuutsemast, ehk meetodist, kuidas taotluse kaudu kogu kuhjunud emotsionaalne valu puhtaks elujõuks tagasi transformeerida, ehk juurelt maha võtta kõik ärevuse põhjused. Sedona meetod ei positsioneeru, ei pea ennast paremaks, ei halvusta teisi õpetusi ja ei vastandu kellelegi ega millelegi. 6 aega tagasi me olime Californias õpetajate koolituse ajal moodulil ja mis mind üle kõige lummas selles õpetuses on inimeste sügav alandlikkus ja ausus, kes seda õpetavad. Samas need inimesed on hästi säravad, tohutult elujõulised, edukad, hästi intelligentsed, hästi peene sellise huumorimeelega ja näevad kõvasti nooremad välja. Üks poiss, kellega me palju suhtlesime, ma arvasin, et ta on 25, osutus 40-seks pärast. Ehk nad reaalselt elavad seda, mida nad õpetavad. Ja nädal selles pundis oli nagu selline paradiis maa peal. Ehk näide, milline elu võiks päriselt olla, kui ainult soostuda ära õppima mõned sellised põhitõed, kuidas ärevusest välja saada. Mis mulle veel nii väga meeldis, selles süsteemis on absoluutne isiku kultuse puudumine. Puudub püramiidskeem. Kõik on läbipaistev. Mitte ühtegi sektitunnust. Ja seda puhtust on suudetud säilitada, milles Lester Levenson inimeste aitamist alustas 45 aastat tagasi. Ja tõenäoliselt just see puhtus on Sedona meetodi erakordse populaarsuse ja elujõu alus maailmas. Ehk ta on jõudnud pea kõikidesse riikidesse, raamat sai New York Times bestselleriks. Ja mõneti on ta kokkuvõetav oma sügavuses ühte lausesse Lester Levensonit, sellega mul oleks võib-olla ilus lõpetada. Apply love and every problem resolves. Aga aitäh, Annika! Ning kui keegi meie kuulajatest tunneb, et sooviks tegelikult sellest elu halvavast ärevusest ja hirmudest kiirelt edasi minna, on meil kohe pakkuda hea võimalus osaleda meie intensiivkursusel 30. aprillil, kus me lisaks emotsioonide vabastamise baasile käsitleme spetsiifiliselt, kuidas just ärevusest vabaneda. Et olete väga oodatud. Aitäh!